Südamlikud tervitused, armsad valgusolendid ja tere tulemast Valguse kanalile. Mina olen Kaia-Liisa Reinut. Ja täna ma tahan teiega rääkida vabadusest. Kuidas saada vabaks? Kuidas olla vaba? Kõigepealt selline küsimus, et mida tähendab vabadus? Mis see tähendab üldse? Ja mida see tähendab sinule? Mõtle natukene. Sest näiteks mina olen tundnud vabaduse tunnet väga erinevates kohtades läbi väga erinevate kogemuste. Näiteks meil üks vabaduse selline hästi vaba tunne oli mul siis, kui ma siin mitmed aastad tagasi käisin Tenerifel kõrgema tiputeide tipus, päris tipus, nii et edasi ei saanud mitte kuskile minna, ma seisin seal päris tipus ja all olid pilved ja ma ei näinud isegi mitte ookeani, vaid all olid ainult pilved ja see oli selline, esiteks seal oli selline vaikus, et kõrvadel oli valus. Ma tundsin ainult sellist väävli haisu, mis tuli sealt sellest ühest vanast vulkaanikraatrist ja mina seisime mehega kahekesi seal tipus ja see oli meeletu vabaduse kogemus. See oli selline kogemus, et absoluutselt kõik on võimalik, mitte ühtegi probleemi ei olnud, mitte ühtegi sellist muret ega midagi, vaid see vaikus ja see lihtsalt olemine, selle olemise vabadus oli täielikult nagu, see lummas mind ja see võttis mind enda võimusesse ja ma unustasin täiesti ära selle, et mul tegelikult jalad värisesid, kui ma sinna tippu läksin, sest seal sinna tippu, päris tippu ronides ei olnud seal mitte ühtegi kohta, kust kinni hoida, mitte ühtegi käepidet, sisuliselt astusingi nii-öelda jalg jala ette järjest ülespoole ja kahele poole oli kuristik. Nii et hoolimata sellest ma tundsin meeletult vabadust ja see oli see, et kõik on võimalik. Siis näiteks teine kogemus vabaduse tundest oli siis, kui ma 2008 või 2009 õigemini, 2009 alguses võtsin vastu otsuse tulla ära oma hästi tasustatud palgatöölt meediaagentuuri juhina. Ja kui ma siis selle otsuse vastu võtsin, siis esiteks ma pole kunagi tundnud füüsilises kehas ennast nii kergelt kui siis, kui see otsus oli tehtud. Ma tundsin enne seda otsust hästi suurt hirmu ja sellest ma räägin ühes järgnevas videos kindlasti, kus ma tahan rääkida ka hirmudest ja kuidas tulla läbi hirmu üldse, sest mul on elus väga palju selliseid kogemusi, kuidas läbi hirmu tulla. Ja kui ma võtsin vastu selle otsuse, siis esiteks füüsilises kehas oli hästi kerge tunne ja ma sain esimest korda aru, et nüüd ma hakkasin käima mööda oma elu ülesannet. Kuni sinnamaani oli ettevalmistus selleks. Ja see oli selline, et ma olen täiesti vaba, mul ei ole mitte ühtegi kohustust, mitte ühtegi takistavat asjaolu oma teel ja oma elus. Ja see oli hästi võimas kogemus. Ja kolmas võib-olla vabaduse tunne oli siis, kui ma sain aru, et ma olen väga suures osas vabanenud hirmust teiste arvamuse ees. Nagu ma ütlesin, hirmudest räägime me järgmisel korral, aga ma olen tundnud ka iseenesest vabaduse kaotuse tunnet. See, et see vabanemine hirmust teiste arvamuse ees, see on üks kõige suurem minu meelest sõltuvus, mis inimkonnal üldse on hirm ja hirm teiste arvamuse ees, mida meist arvatakse ja me teeme väga palju otsuseid sellest hirmust sõltuvalt ja mina ka oma minevikus. Aga ühel hetkel ma avastasin, et mind ei huvita enam, mis teised minust arvavad. Ja vot see on vabadus. Sest igal inimesel on täielik õigus arvata, mida iganes nad tahavad, ükskõik kellest nad tahavad. Aga see ei tee mind selleks,
mida inimesed minust arvavad, sest ma tean ise, kes ma olen, ma tean, milline on mu vägi ja ma tean, milleks ma olen võimeline. Ja ükski arvamus ei muuda mind teistsuguseks, kui ma tegelikult olen. Ja vot see on vabadus, seda ma võin öelda. Aga tõesti, ma olen tundnud ka vabaduse kaotuse tunnet. Ja üks selline võib-olla mõnele ei meeldi see näide. Ja siis ka kurb lugu, aga ma räägin seda ikkagi, sest kui mu esimene laps sündis, kui ma olin 24-aastane, siis ma tundsin pärast lapse sündimist, ma tundsin tohutut armastust. Ja peale seda tuli mulle kohe teadmine, et ma pole mitte kunagi enam päris vaba. Ja sest ma sain aru, et mul tekkis sisse üks hirm ja vastutus. Ja see oli veel kooskõlas või seotud ja segatud koos noore inimese ebakindluse teadmatusega, mida selle väikese olendiga peale hakati ja nii edasi. Ja see vabaduse kaotuse tunne oli mul päris pikka aega, kuni lõpuks ma hakkasin vaimsete asjadega hästi sügavuti tegelema ja õppisin hiljem usaldama ja nägema veidi suuremat pilti ja mõistma ja nägema asju ja kogu maailmaga ja oma last ja teist last samamoodi, mõlemaid lapsi hingetasandilt vaadatuna. Ja läbi selle võime vaadata nagu hingetasandilt ja mõista seda maailma, läbi selle tekkis usaldus nii enda kui oma laste ja enda kõige lähedasemate suhtes. Just selles mõttes, et nendega on alati kõik hästi. Nii nagu minuga on kõik hästi, on kõikide teistega ka kõik hästi, sest me oleme siia tulnud teatud ülesandega ja elu kannab meid alati. Täpselt nii kaua, kui oleme valinud seda teed käia ja meil on oma ülesanne, milleks me oleme siia tulnud ja see ei pruugi kokku minna minu nägemusega selle inimese või minu lähedase inimese või minu laste suhtes. Et igal ühel on oma ülesanne ja minu asi on seda usaldada ja mitte midagi muud teha, kui lihtsalt jagada armastust. Et see on see, mis kogemused minul on olnud seoses vabadusega. Aga kui mõtelda nüüd edasi, et mis siis on vabadus üldse? Minu jaoks on, võib-olla igal inimesel on omad kogemused loomulikult ja oma nägemus vabadusest, aga minul on vabadus on olla vaba selles mõttes, et omades vabalt valikuid, et ma saan vabalt valida, et mul ei oleks ühtegi piirangut, kaasa arvatud oma enda seatud piirangud. See on kõige suurem vangistus, ma olen aru saanud, on just see, et me ise seame endale piiranguid. Ja vabadus on ka see, kui ma leian üles oma tõe ja julgen seda välja öelda. Ja kõige raskem asi seal juures, julgeda elada oma tõe järgi. Ja siis omada sellest tões täielikku iseseisvust kõikide otsuste, kõikide valikute, kõikide tegevustega seoses. Aga kui ma mõtlen praegu sellele, et kus me siis elame, et millises keskkonnas me elame, siis praeguses ühiskonnas elades on meile minu meelest justkui sisendatud ja pandud meid uskuma, et me oleme vabad. Et justkui nagu peaks olema vabad inimesed vabal maal. Kui me pole ju tegelikult grammigi vabad, sest me kogeme igal sammul praegu manipuleerimist, meelekontrolli, programmeerimist ja eriti siis, kui me vaatame ennast inimese tasandilt. Kuid tuletan meelde, meil on siiski vabadus valida, milliselt tasandilt me tahame asju kogeda ja vaadata. Meil on võimalik kogeda seda 3. dimensiooni tasandilt ja meil on võimalik kogeda seda kõike 5. dimensiooni tasandilt. Ja me kogeme neid inimesi, kes meid kontrollivad, sisendavad meile hirmu ja edasi. Ja meie kehad ja kollektiivteadvus kogeb ka kõrgemaid sagedusi ja ärgates me hakkame justkui vaatama läbi suurendusklaasi
ja nägema seda seisundit, kus me oleme kaua inimestena eksisteerinud just selles nagu kontrolli ja manipuleerimise süsteemis. See, kuidas meid on programmeeritud ja manipuleeritud ja alateadvusse sisestatud erinevaid programme. Ja kui me tõuseme kõrgemale sagedusele, siis me hakkame seda lähemalt nägema. Ja mida kõrgemale sagedusele me tõuseme, seda rohkem me näeme seda, kuidas meid on hoitud selles kolmandas dimensioonis. Kuid tuletan meelde, et me ei ole tegelikult inimesed. Me oleme hinged, me oleme valgusolendid, me oleme kõrgem teadlikkus. Ja sellest kõrgemast teadlikkusest vaadatuna oleme me vabamad. Me oleme vabad. Ja me oleme vabalt valinud kehastuda siia kolmandasse dimensiooni kogema inimeseks olemist. Täpselt nii, nagu me seda oleme kogenud kõige sellega, mis selle juurde kuulub. Nii et minu tänane sõnum on siis see, et olenemata sellest, et me justkui kolmandas dimensioonis kogeme kõike piiratust, siis meil on võimalus valida, vaadata seda asja kõrgemalt sageduselt. Mina olen selle valiku teinud ja ma loodan, et sina teed ka. Aga nagu ütlesin, see on ikkagi lõpuks sinu vaba valik ja on täiesti okei, kui sa seda ei tee või seda ei taha. Ja mitte midagi selles mõttes ei juhtu või siis ei muutu, vaid kõik jääb endiseks. Mugavasse tsooni, mugavas oma enda loodud ja väliselt tekitatud puurikeses me saame oma elu edasi elada. Et valik on igaühe meist endi teha. See on meie valik täna. Nii et selle sõnumiga mina täna lõpetan ja näeme õige pea juba Valguse kanalil. Peatse nägemiseni.